Infohäirekeskusesse põlengust Kiviõli keemiatööstuses laekus päästjatele kella 3:11 ajal. Kuna tegemist on päästesündmuse mõistes eriti ohtliku ettevõttega, siis reageeriti sellele suurte jõududega. Kuna algselt polnud ju teada õnnetuse iseloom. Kohapeal selgus, et oli süttinud lintkonveier, mis mõeldud sisemiseks transpordiks. Teame, et alguses põles üks galerii, kus on transportöör lint ja süttis seetõttu ka siis hoone 5. korrus. Ja praegu käib siis aktiivne kustutamine. Üks galeriidest on kokku kukkunud, teise põlengu saime kontrolli alla ja nüüd üritame saada siis veejugadega 5. korrusele. Kustustööd on raskendatud, kuna objekt on keeruline. Siin on ka palju erinevaid tööstuslikke torusi, mis raskendab meie tõstukautode tööd väljaspoolt hoonet. Ja hoonesse sisse minek on ka kõrgele, see on keerulised ruumid ja ohud on väga suured päästjatele. Ohtu piirkonna elanikele ei nähtud, tegemist oli vaid põlengu suitsuga, mis siis tuulega asustatud piirkonnast eemale kanti. See suits on tavapõlengu suits, ta on ikkagi ohtlik, aga teda ei ole nii suures koguses ja inimestele ta otse peale ei lähe. Et mingisugune mürgine keemia seal praegu ei põle? Ei, mingid mürgine keemia ei põle, et ikkagi on need tava materjali, mis seal põlevad. Sealt läheb läbi ka gaasitrass, et kas ei ole siin väikest plahvatusohtu ei või tekkida ühel hetkel? Gaasitrass on praegu meie kontrolli all, kontrollime seda jugadega ja jahutame, et see gaasitrassi juures otseselt põlengut ei ole, et seetõttu seal hetkel oht puudub. Päästetel võttis tulekahju kontrolli alla saamine päris mitmeid tunde. Inimesed teadolevalt õnnetuses vigastada ei saanud.